kumb kumma valib? Põrgu veab sind joojad. Ma ei tea, mul vahet ei ole. Ma iseenesest vist... Ma ei tea, ma tunnen nagu, et see on nagu siuke võib-olla mingi imelik energia selle küljes, et nagu võib-olla ei tahagi siit otseselt juua, vaata. Et nagu, miks ma peaks tahtma nagu põrgust juua, vaata. Rauno, sa oled juba, võib öelda, sa oled noor veteran. Sa oled praegu noor veteran. Sa oled missioonilt tagasi tulnud. Saad aru ennast. Mina tunnen seda. Ma tean seda. Sind võib küll, sa võid ju jälle uuele missiooni. Sa olid selle kuradi kogu selle pasa sees, oled ujunud, eks oma elusse 26 aastat. Esimese aastal ei mäleta, eks. Ja sa oled praegu missioonilt lahkunud. Ja sul ei ole, sa saad juba rahulikult arendada teemat. Ma olin ka üks nendest. Huiares. Jumala arm on selle üle. Ma olen saanud kutse. Sa hakkasid seda aru saama aastate jooksul. Missioon lõppes. Ja nüüd on sul võimalus. Uus missioon, aga hoopis teises muutmas. Teise muutmine missioon. Ja see ei ole päeva täpsusega ega tunni täpsusega lõppendaks. Mingisugusel hetkel lihtsalt mul on 100 palv. See joonistab, see reljeef joonistab su... ma eksin ühe väljendiga, see on uus argoo tänapäeval. Need ei ole podcastid. Mina nimetan nüüd vidikateks. Nagu podcast on see, mis me praegu teeme, kus me oleme kahekesi. Kahekesti. Ja siis aga siin on üksik need on soolokad. Nagu lihtsalt videod, lihtsalt reelsid või storid või... Need on reelsid. Reelsid, noh, jah. No mina nimetan üldiselt, hea küll, ma jään endale truuks. Need on soolokad, eks. Soolo, sa paned soolot, eks. Miks mitte, noh. Paned soolot. Ja podcast on siis, kui on dialoog. Ja, just. Selge. Ja nii, nüüd tehniline teed selle heliproovi ka ära igaks jõuks. Ma tegelikult juba tean, et meil heli on kõik korras. Ma korra vaatan üle. Räägi midagi. Vene keeles öeldakse doverjai, no proverjai, eks. Ja, no ühesõnaga kõik toimib. Kõik toimib. Jah. Kõik kaader on paigas. Jõgi on meil olemas. Absoluutselt. Õhtu päike vaatab sinna. Me oleme väga toredad, seksikad poisid, eks. Just, tere tulemast järgmisesse Tõe Raie podcasti saatesse. Minuga täna on väga huvitav mees, Neeme Lall. Ja tema on samamoodi draakon, nagu mina, ainult et põhimõtteliselt siis juba nagu vanaisa figuurina. Et draakon vanais. Ja... mis me nagu täna räägime, no sisuliselt, mis ma mõtlesin, ongi nagu need müstilised asjad. Ja üldse, kui me olemegi mõlemad draakonid, me olemegi müstilised olendid juba iseenesest. Amen! Kas me oleme vaata häälsõnumite kaudu rääkinud ka oma vahel ja siis sa tõid selle teema ise üles, millest ma juba ise ka tegelikult olen varasemalt mõelnud, aga huvitav võib-olla rahvale rääkida, et draakon on sodiaagimärkides vaata ainukene müstiline olend, et kõik teised on koerad, kuked, kassid, ma ei tea, ahvid, mis iganes on ju, ja need on päris loomad päriselt olemas, aga siis tuleb draakon. Ja noh, draakon meie justkui teame, et on müstiline olend, keda ei eksisteeri, aga mis sa arvad, kas ta kunagi võis eksisteerida? Ma arvan seda, et draakon on eksisteerib ja jääb eksisteerima. Ja õigust me teame üldiselt küllaltki vähe sellest mütoloogiast, aga me teame seda, et selles suures ähvardavas megariigis Hiinas ta on püha loom. See kõik, ja ka sellest õigupoolest me teame üpris vähe, kui parasjagu AI-lt ei küsi, kes võib ka valetada muidugi. Et Hiina eks ju, ja draakon. Müstika, esimeses järjekorras müstika. Aga teine on see, et hea põhjust küsida, kuna me oleme siiski uued tuttavad ja ma loen sind sõbraks, sest mulle tohutult meeldid, eks ju. Sest vanal mehel
on ikka eesõigus kohtutud teise oluliselt noorema, eks ju, väljalaskega, eks ju, kellega need maailma olemise tunnetus langeb kokku ja ma saan sinu kaudu, sinu silmadega tajuda seda ümbritsevat sootsiumit, kogu seda, millest sa jood? Mis siin peale on? No mis on siis Viralti maal, jah. Kuulus Viralti graafiline leht Põrgu. Ja see on kusjuures hästi irooniline, sest ise sa oled hästi suur Jeesuse ja usu või Jumala inimene, on ju. Ka sinus, kallis sõber, olen ma näinud jumalikkust ja oluliselt rohkem kui võib-olla väga suures grupis sinu väljalaske aasta noortes meestes. Õigupoolest sa ei ole ainukene, mul on väga lähedane sõber ja väga pikki aastaid, kes on ka draakon ja sinuga ühel aastal sündinud. Nii et sa oled teine ja tegelikult on neid veel 3. ja neid on 4. ja 5. ja siit avaldub. Palju draakon tuttavaid sõpru? Jah, mu esmasündinu mu tütar, kes on nüüd küll 37-aastane, on samamoodi draakoni aastal sündinud. Ja mul on tegelikult tohutu osadus. Ma lihtsalt mõistan ja tunnetan, kuidas ta mõtleb, kuhu ta suundub. Ma ei pea välja mõtlema, et ei tea, mis tal on, et kui elu pöördelised kohad ja elu ristteed teda tavad, eks ju, et miks ta teeb niimoodi või? Aga mis on siis draakonite mingisugused iseloomujooned, mis sa näed, et neil kõikidel on ühist? Kõige olulisem on see, mille eest meid sõimatakse. Okay. Ma jälgin üks sinu sotsmeedia neid kanaleid, eks ju, ja ühtede jaoks oled sa viimase peal venda, eks ju, ja lööd nagu inimeste nagu selle luvjastunud või kinni püüritud teaduse lahti, tõiselt ütlevad ära, et sa oled fucking haige inimene, eks ju. Mida sa tarvitad, eks ju. Nii. Ja see on meie ühis. Nii et vahet ei ole, eks ju. Siin on praktiliselt 62-aastane vana draakon, eks ju. Ja siin 26-aastane, eks ju, täis, eks ju, powerit vend, eks ju. Noor täkk, jah. No. Ja sellest meid sõimatakse. Meie energiavoog liigub teistmoodi. Ja hea küll, ma võtan nüüd tagasi ja olen hästi niimoodi kenasti, nagu vanemale inimesel koma. Et kui vaadelda seda tuld, mida draakon endast väljutab, siis on see seda sorti tuli, nagu näiteks Jeruusalemmas igal ülestõusmispühadel, selles õigeusu katedraalis, Jeesuse haua kirikus süttib, see tuli ei põleta. Jeruusalemmasse iga aasta süttivad need tõrvikud. No see on jälle nii, sa tead sellest? Ei tea. No täpselt, nüüd sa saad teada, eks. Me jagame infot. Sina annad mulle infot, millest mina ei tea midagi ja mina sulle. See on ülemaailmne võimas sündmus. Okay. See tuli, mis süttib tõrvikutes. See on ülestõusmise, issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmise hommikul ja siis lendab sinna kohale, eks, ma ei tea, 10 000 palverändureid. Sellel aastal taheti lukku panna, kuna sionistid seal tegelevad sellega, millega nad tegelevad. Sionistid ja satanistid on muide üks kategooria. Ja see tuli, mis süttib ja see on väidetavalt süttinud juba aastasadu või aastatuhandeid, vahet ei ole, eks ju. See tuli ei põleta. Oled proovinud ise ka? Ei, ma olen küll Iisraeli 3 korda väisanud ja selle maa risti võigiti läbi sõitnud, et saada aru sellest kogu Iisraeli fenomenist. Mitte olla tugida, oli targutaja, eks ju, kes arvab, eks ju, et Iisrael on väga õigel teel ja koos oma selle sionistliku poliitikaga või vastupidi, et nad on fucking fašistid ja satanistid, eks ju. Ja ma vastutan oma sõnade eest muideks. Ma olen uuesti siin kristlane ja ma tean, mida ma räägin. Ja see tuli ei põleta. See on müstika. Meile draakonitele on see on ju, nüüd sa kindlasti saad uurida seda teemat,
ja kes praegu jälgib meid, kas sa tead sellest midagi või ei tea, igal juhul saad sa uurida, eks ju. See on müsteerium, paljude jaoks on see täielik fake, eks ju, totaalne fake, preestrite mingisugune kaal, mingisugune tšiki-priki, eks ju, millega siis lollitatakse usklikke inimesi, eks ju. Ja teiste jaoks see on ise süttiv tuli, see on Jumala püha vaimu tuli. Meie tuli ei põleta. Me ei ole vägivaldsed, olgugi, et me oleme suutelised selleks. Me oleme selleks potentsiaalselt valmis. Aga muidu jah, ei tunne, et ta päriselt vägivaldne inimene oleks nagu. Jah, ja meie kommunikatsioon, ja see on enamikel draakonitest. Kui sa praegu kuuled seda fraasi ja sa mõtled, vaata, kuule, mul on seal see armukene on draakon. See on täitsa õige, eks. Kuule, mul on poiss draakon, eks. Mu tütar on draakon, eks. Ja mu lapselaps on draakon. Ja või mõni neiu vaatab, et ei ole kihvt kutt, eks. Vaata, see ongi draakoni aastal sündinud. Sest me olemegi igati ägedad kujud, sest me oleme müstikud. Me ei ole kassid, koerad, rotid, ahvid, kuked, kes kõik on olemas, kes on väga armsad loomakesed. Nad on olemas. Draakonid on müstikud. Aga mis sa arvad, kas mingi teooria liigub ringi veel, mis on see, et kunagi olid dinosaurused, on ju, aga tegelikult dinosaurused ei eksisteerinudki, et dinosaurused olidki just need draakonid. Ja siis on nähtud palju vanu ajaloo mingi kas raamatuid või kirjandusteoseid või isegi maale, kus on siis näidatud, kuidas nii-öelda hobuse otsas mingi täägiga nii-öelda rünnatakse draakoneid ja need maalid on peidetud taha teiste maalidele, ehk siis nad on nagu justkui inimkonna eest ära peidetud. Et nagu üritatakse nagu seda draakoni asja suruda sinna, et ta ei olnud päris, ongi nagu müstika, mingi väljamõeldis, mis iganes. Aga miski pärast kerkib aina rohkem seda esile, et kurat, äkki nad olid ikka päris ja kas nad on alles, kas nad läksid teise dimensiooni ja eksisteerivad seal kõrgemas vibratsioonis, räägivad meiega läbi teiste kanalite või nad lendasid ära, ma ei tea, üle müüri, on ju. Täpselt üle müüri ja väga õige, eks ju. Lendasid üle müüri. Seal müüri taga on väga palju infot ja see müüritagune on tõesti olemas. Ta on olemas. Vana draakon teab seda. Mitte, et ma seal taga oleksin käinud, aga räägime nüüd usust. Me usume sellepärast, et me usume seda, mida me usume. See, mida me räägime, me niisama ei tõuka ju, eks. Me oleme sündinud astroloogilise Hiina vana kalendri, blablabla, selle järgi draakoni aastal. Me usume seda. No osad inimesed, jah, me usume, jah, isiklikult ma usun näiteks astroloogiasse ja kõigesse sellesse. Minul jookseb kokku see nagu teadusega selles suhtes, et ma üritan nagu ära tõestada alati miks, et kuna ongi ära tõestatud, et me oleme kõik energia, metafüüsika tõestab seda, et vaatlemine loob reaalsust ja me oleme kõik ühendatud läbi mingisuguse kas eetri või see ongi nii-öelda siis see nullpunkt, läbi mille me oleme kõik ühenduses, on ju. Ja kui ongi planeedid ja erinevad nii-öelda konstellatsioonid ja siis see moment, kui sa sünnid, see energia, mis selles momendis nagu justkui kogus universumis on läbi selle ühtse, selle eetri või selle nullpunkti, sina sünnid siia reaalsusesse, siis see kood justkui lähebki sinu DNA-sse, vaata. Ja see nagu, ülipalju on seda, et mingi lased endal kellelgi panna endale neid astroloogilisi või ennustusi või mis iganes lugeda justkui sinu astroloogilist kaarti. Ja siis ülipaljud asjad matchivad seal. Mina nagu alati imestan, et ülipaljud asjad on täppi läinud. Ja siis mul on nagu see, et ma alati nagu kuidagi üritan ka mängida seda teist poolt, et ma nagu ei lähe fulli ühele poole ära, üritan vastu suruda. Justkui nagu mängin selle kuradi advokaati, on ju. Et see on lihtsalt uina-muina, et enam-vähem räägitakse sellist üldist juttu, mis sobiks igale inimesele niikuinii, vaata. Aga jällegi, kui ma vaatan, loen neid teisi astroloogilisi kaarte, loen need kõik läbi, vaata.
siis ikkagi lõpuks on see, et nagu see just minu oma resoneerub minuga kõige rohkem. Et noh, see ongi siuke, täpselt ei oska öelda. Need narratiivid, mis on... Ja, tervist. Need narratiivid, mis on iga selle semiootilise märgi, see on semiootika tegelikult. Tänapäeval tuntakse seda eelkõige semiootikana märksüsteemide lahti seletus ja seal taga on jälle samamoodi on siiski inimfaktor ja no ei ole, kes on tuntumad Eesti semiootikud, no ütleme, mingi eesti keelt kunagi, või eesti keelt mitte oskav juba aegu tagasi, eks Lotmani nimeline siuke tegelane, eks ju. Tartu Ülikooli professor, eks ju, ümber taoti lokku, et no, nagu Lotman oleks nagu see kõik, isegi ei roosnud eesti keelt, eks. Nüüd on vene professor. Natuke dissidentne nõukogude ajal. Kes on semiootikud? Kes räägivad neid märke lahti, need on inimesed. Isegi kui nad väidaksid, et Jumala püha vaim on mulle andnud selle meelevalla rääkida lahti märksüsteeme, me oleme praegu jääme teemast, eks me räägime draakonitest täna. Et kui, ja kas see on siis veenev? Kallis sõber, ma ütlesin, keerame juttu kogu aeg seda teemat, hoiame üleval ka sõnumit usk. Jah, see... No, me hoiame, me omame usku. Meil on ühist usku. Keegi võiks alati midagi uskuda. Nagu ja me tunnetame seda, et astroloogial väga ilusti ja ladusalt esitasid niisugused teesid, sellepärast, et sa usu kaudu sa oled lugenud palju, on palju asju, mida sa ütled, kuule, ma ei tea, eks. Aga järelikult see ei ole üldse sinu business. Ei olegi vaja, eks. Ma olen tähele pannud sinu nagu need vidikad, eks ju, reeltsid, eks ju, soolokad. Seal on hästi palju huvitavat infot ja see tuleb spontaanselt sinu seest. Sa ei ole mitte niimoodi, et sa loed monitori pealt kuskilt ekraani taga, eks sa tuleb jõle kiiresti tuleb, eks ju. Sellepärast, et need asjad, mida sa loed ja mis on sind inspireerinud, eks ju, need kohe tuleb, täis pakett tuleb su sisse ja sa väljutad selle. Sellepärast, et sa võtad usu kaudu selle vastu. Näiteks ajaloo teemad, nagu neid ma pean lugema, sest ma konkreetselt see ei jää mulle meelde. Absoluutselt. Ja kõik need asjad, mis võtad vastu, sa ei pea hakkama seda seedima, vaid tunned ära selle. Tunnetad ja siis ka ühtlasi edastad. Sest me elame ühiselu. Olgugi, et me kõik sünnime üksi, elame terve elu praktiliselt üksi oma sisekosmoses ja lahkume siit üksi, siiski me elame ühiselu. Me oleme seotud kõik oma vahel. Ja nüüd jälle just see sinu tees, nagu sa seda kujustasid, seondununa, eks ju, siis laatusega, universumiga, selle lähiuniversumiga, kus mis siin on, 9 planeeti, eks ju. Noh. Midagi siukest. Ja siis keegi viitsib ja jaksab, võib ju mangi ka kuulata, eks ju, sest mõnele asjale on ta pihta saanud, sest on professionaalne astroloog, eks ju. Võib ju mangi kuulata, eks ju. Ausalt, mina teda ei viitsi väga pikalt kuulata, et on hästi tore mees, eks ju. Ja tal on ka niisugune samasugune abe nagu mul, eks ju. Aga ma eelistan kuulata näiteks Rauno Raiesmaad. Ma eelistan mangile sind oluliselt rohkem. Sest sa oled nagu värske vein. Midagi on su sees toimunud selles müstilises, sinu astroloogilises kaardis. Sa ei ole enam see meest, kes sa olid enne. No, ma ei tea, pool aastat tagasi kuskil kohas. Sa oled ise andnud vihjeid sellele. Ja, põhimõtteliselt see aasta hakkas pihta. Usu kaudu me saame kombatavat neid asju, mis on meile antud. Ja loomulikult usu kasvades, usu arenedes, usku lihvides saab, no seda ma küll ei tea, kas seda saab, ma ei tea ausalt. Me saame laiendada seda tervet seda spektrit, millesse saab uskuda.
Ja nii kummastav see on, mida enam nendesse asjadesse lisandub niisugust informatsiooni, millesse uskuda, teises otsas taandub. No ei ole võimalik uskuda. Sa oled Delfi, tead niisugune asi on nagu Delfi ja Aktuaalne Kaamera. No ma ei vaata. Oled kuulnud, eks? Jah, ma kuulen taena, aga ma ei kuule, ei loe. Ma olen ka kümmekond aastat tagasi olen isegi vaatanud, eks mõnikord Aktuaalset Kaamerat, aga siis ma sain psühhokahjustusi nii tõsiseid sellest ja Delfist ja kõigist sellest, ma olen neist loobunud, eks. Et kaudselt me saame nagunii sealse info kätte, aga hoopis põnevam on uurida, et jõuast nüüd, kus meil katkes see, et kas draakonid tulid müüri tagant või läksid müüri taha? No seda, kust nad tulid, see on ka hea küsimus, seda ma ei küsinud, seda ma ei teadnudki. Kallis sõber, esimest korda ma lõikan sulle vahele. No. Kõik, mis on Jumala loodud. Yeah. Kõik, viimseni. Ja ka see, mida me ei näe ja mida pole olemas, ka see on Jumala loodu, teda tuntakse looja Jumala nime all. See on väga lihtne. Ja teate, miks ma sellise vihje ütlen? Teate, see aitab sind elus, kui sa palju infot töötled läbi ja kui sul on Jumala pilt olemas, sa pääsed, sa jõuab psühhohaiglasse ja sa ei hakka jooma ja sa ei upu, eks mingi pulbri sisse. Kui sul on otseühendus, looja Jumalaga usu kaudu ja nüüd on praktiliselt terve maailm sul lahti. Sellega, kusjuures mul hakkab kuidagi tulema siuke info, et rääkides juba lihtsalt müstilistest asjadest, liigume draakonitest korra hiiglaste juurde, et seda on ka räägitud hästi palju ja justkui on nagu mingid geograafilised kohad, kus no ma ei tea, võib-olla mõned mäed meenutavad nagu lamavat mingit hiiglast või on mingid jäägid või suured mingisugused jäljed maha jäänud hiiglastest. Siis meie enda Kalevi poeg oli ka hiiglane. Absoluutselt. Ja siin on nüüd, et kas usume sellesse või ei usu, kas sina usud või mina usun, eks see ei väära. Aga just on selge, et nad on mustvalgel ikkagi väga autoriteetses teoses nimega Piibel, tervikpiibel, Uues testamendis ei ole küll sellele vist Book of Enochi raamatus, seal on nagu hästi palju. Ja vana testament, mis hõlmab hästi palju infot, sealt on väga palju muidugi välja lõigatud, eks. Aga see, mis on siis nüüd sinna säilinud, igaüks võib seda ise uurida ja hiiglastele on ikka väga palju vihjeid, väga palju. Näiteks üks asi, mis tuleb, on see, et meil on maailmas hästi palju selliseid mägesid, mis on pealt lõigatud täpselt sellised siledaks, vaata. Nagu kännud võiks öelda nagu puukännud. Ja need oleks nagu puud olnud, siis kui sa vaatad, kuidas need kivid lähevad üles, siis nad lähevad täpselt nii, nagu puu kasvab ja need, kuidas sa ütled, rakud või need on täpselt selle heksagoni kujuga ja ükski kivi ei kasva sulle heksagoni kujuga, ainult taimed kasvavad, on ju. Et ma võin neid pilte panna siia niimoodi lihtsalt selleks, et võib-olla kiiresti aru saada, millest ma räägin. Aga nii ongi siis mütoloogia, et oli siis suur uputus, on ju, ja selleks, et nii-öelda neid hiiglasid nagu hävitada ja siis selleks lõigati lastigi just nendel mingi, ma ei tea, kas alla langenud inglitel või ma ei tea täpselt, kes. Aga lõikasid need puud maha, et hiiglased ei saaks kuskile sinna üles ronida ja pääseda sellest uputusest. Ja ühesõnaga mingi siuksed teemad, lihtsalt huvitav vaata. No jaa, et eks siin ongi, et inimmeel tahab kohe anda hinnangu, eks ju. Et sul oli ka juba tegelikult see ei olnud enam päris sinu Rauno algupärane, vaid juba see oli kergelt kallutatud. Hiinlased. Muide, hiiglased, seegi on, sõnatüvi on muide sama, eks. Nad ongi hiiglased. See on plahvatuslikult kasvav rass, mis tõenäoliselt võtab selle kontrolli alla selle planeedi, eks. Hiiglased ja hiinlased. Kuidas kallutatud, et saad sa peegeldada? Et nad on halvad. Nad on halvad. Okei, jah. Me ei saa hinna. Kas meie draakonitena, eks?
kas me oleme halvad, eks? Või head, et me põletame, ma ei tea, sitta, eks ju. No tuli põletab sitta, eks ju. No see on ju hea, eks ju. No, eristab jälle CO-d, eks ju. See on jälle väga halb, eks ju. Sellepärast, et CO on väga halb, eks ju. Samas CO-d on vaja, et taimed kasvaksid, on ju. Nii. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Tegelikult pole õrna aimugi, kas hiiglased olid või ei olnud, aga väga ilus on see lugu, et nad olid. Aga, ja nüüd jõuame niisugusesse kohta, sõber. Minevik, olevik, tulevik. Nemad olid. Praegu neid nagu ei oleks. Ja loodame siis või unistame, et nad tuleks. Me oleme, midagi ei ole teha, kallis vend, me oleme orjad. Me oleme ajaorjad. Me jagame kategooriatesse minevik, olevik, tulevik. Aga ma ütlen seda, hiiglased on olemas ajatusruumis. Ajatusruumis on kõik absoluutselt. Kusjuures hea sõnum on see, et meie viimane hingetõmme on seal samamoodi selles kehas. On arvel selles olemasolevas maatriksis. Ta on olemas. Nii nagu oli meie tulek olemas. See on teine dimensioon, see on ajatu ruum, eks. Kas meil on seal kehad? Pole õrna aimugi. Kõik asjad, mis on olnud, on. Ja kui aeg jõuab küpseks ja nii-öelda lavastaja on stsenaariumisse kirjutanud sisse, siis nad ka tulevad. Hiiglastest oli jutt praegu. Nii, absindijoojad. Minul on sattunud klaas Viiralti ka kuulsa graafilise lehega absindijoojad. Mina ei ole absinti joonud. Ma ikka olen paar korda. Sellel ajal, kui mina jõin, eks ju, mul oli hästi kiire oli joomisega, seepärast ma tahtsin võimalikult kiiresti oma tsisterni selle, mis on elus vaja tühjaks juua ühel mehel, selle tsisterni kiiresti tühjaks juua, et siis vaadad, kuidas elu on kainena. Ja ma sain 33. eluaastaks sain selle tsisterni joodud. Jäin ellu, eks. Olgugi, et väga suurt elulootust oma tervikuna, oma elu enam ei omanud, eks. Ühesõnaga, mul on ennast korralikult perse joonud 33. eluaastaks. Ja pärast seda ei ole nagu põhjust olnud enam tilkugi võtta. No igaks juhuks ma muidugi üldiselt ei tarvitud grammiga alkoholi, eks. Sest ma usun Mihkel Rauda, kes ütleb seda, et ta on alkohoolik ja sellepärast ta ei joo ja kui ta peaks jooma hakkama, siis ta leiab ennast samast kohast. Ma ei tea, vähemalt Mihkel Rauda räägib niimoodi. Et absint. Sina oled absinti joonud. Nojah, mingi šotin on nagu. Nii. Ja mis, et mida see on, ma tõesti ei ole absinti joonud. Ma tean, et see on üks... Hästi kange, kive, tõmbab kibedaks, kuumaks ja tõmbab näokrimpsu. Aga kas ta avab siis ka nagu, avab nagu mingisuguseid huvitavaid, mingid seoseid või mingid hallukaid või mida iganes? Ei, hallukaid ma ei ole näinud kunagi sellest. Võib-olla ei ole piisavalt joonud siis. Vaata, kallis sõber. Ma olengi kaval, eks ju. Ma olen vana kaval draakon, eks ju. Ma küsin sinu käest, ma pole kogenud. Muidu lähekski proovima, tead. Ma küsin sinu käest, sest ma usun sinu visioone. Ma tunnetan seda ausust, mis on sinus. Ma ei pea nüüd minema absinti proovima. Et ma ei ole seda proovinud, ma olen proovinud ära juua, eks ju, suure raudtad sisterni viina, eks ju. Vist õnnestus. Sa viinast nägid hallukaid või? Kuule, ma olin stabiilselt, ma olin sellises seisundis. Võib-olla keegi, kes viitsib mind kuulata, võib-olla tunneb ise endas ära, et mul oli lõpuks ainult 3 seisundit. Ja mis need on, eks? Juua täis ehk purjus. Ja nüüd peaks olema nagu kaine või? Ei.
pohmas, stabiilses pohmellis. Kolmas peaks siis nüüd kaine seisund olema. Ei. Uue joomingu ootel. Nii et kainus, kui selline seisund oli mul täiesti käest ära läinud ja kaduma läinud, eks. Aga noh, see on jälle, see on draakonite teema, eks. Ja Kurat, ma ei tea, no ma ei ütleks, ma väga alkoholilembeline olen. Kõike kogeda. No selles suhtes, et tahaks võimaluste piires kogeda, saada kognitiivsus ehk empiirilisus, isiklik kogemus. Mitte see, mida naabri Malle rääkis. Või... Selles suhtes, sellega ma resonen. Mu ema on terve elu mulle igasugused õppetunde rääkinud, aga ma pean ikka need läbi oma naha ära tundma, vaata, muidu ei õpi. Absoluutselt. Ja mis nüüd on, et kas need inimesed siis, et kas see mõttetera, et tark õpib teiste vigadest, aga loll ei õpi iseendagi omadest. Kas see on siis nüüd väga sügav tees, niisugune või halleluuja, milline tarkus? No, ju siis on loll, mis ta on. Ma ütlen sulle seda, et mitte ükski mõte, ükski seos, ükski assotsiatsioon ja rääkimata nüksest asjadest nagu soov, inspiratsioon ei tule meie sellesse nahkkompuutrisse lihtsalt lambist. Kas sa oled tähele pannud, et selline primitiivne asi, mille kaudu me praegu suhtleme, nagu internet, eks. Sealt ei tule lambist lihtsalt sulle, et umbes enam-vähem mõtled, et lihtsalt ekraan süttib ja sealt, ma ei tea, hakkab mida iganes, eks ju. Mida iganes. Ei ole. Sa valid endale selle info, mida sa soovid, eks ju. Kust ta tuleb? Ta tuleb tohutust infomahutist, info-ookeanist tuleb. Põhimõtteliselt, mis sa üritad öelda, on see, et sa ei usu juhustusse. Absoluutselt. Absoluutselt. Ma olen totaalne taoist, totaalne fatalist ja armastan Jeesust. Siiralt, nagu väike poiss armastab oma väärikat isa. Ja kuna mul oli väärikas isa, kes on nüüd igavikus, siis mul see väga lihtne. Ma armastan Jeesust, kes on mu issand, mu päästja, mu boss, komandör, brigadir, sõber, mida iganes. Ja see on töötanud niimoodi väga lihtne. Ja selleks ma ei pea astuma kuskil parteisse või mingisse... Jaa, ma olen kahtlematult olnud, eks. Kas sa said... Ma olen kirikuga seotud olnud omal ajal. Loomulikult. Kas sa said ühenduse Jeesuse ja kõige sellega pärast seda, kui sa hakkasid kasvlaseks? Sa oled nüüd 29 aastat olnud kaine, on ju? Jaa. Küll ma ei tahaks oma päris pika ja keerulist kiira-väära elu, mis on nagu seiklusfilm, eks ju, lahti rääkima, eks ju. Ma tulen usule, ma olen 24-aastane kutt, eks ju, kes on täiesti perse oma elu elanud, eks ju, ja lihtsalt tal on hirm, tal on ainult üks totaalne surmahirm, sest ma olen kaavakas ja kõige sellega kaasnevad, eks ju. Siis ma olen 24-aastane, eks ju. Ja kui hästi tähele panna, siis ma saan kaineks 33-aastaselt ehk Kristuse eas, eks. Ma sain küll kutse, aga kogu see seriaal kestis edasi ja läbi tuli käia kõik võimalikud seeriad. Sa ei saa ju öelda režissööril, kuna ma selles seerias ei osale, ma tulen alles 5. seeriast, tulen pildile, eks. No sa ei saa seda, eks. Keegi ei saa niimoodi. Ja nii, et mul oli see allakäigu spiraalist tuli läbi käia ja palju kaotada ja hävida omadega täiega, sest nii oli see määratud. Ego oli suur, ego on praegu ka suur. Sõbrad, mul on kurb teada teile. Teil ei ole võimalik oma ego kapatsiteeti vähendada, aga sa saad teda muljuda. Egost on kõige toredam võrdum. Ma ei tea, kas meie kaubanduses on müüa niisugune asi, et mul oli Hispaania aastatel oli auto käigukangi kõrval oli üks niisugune huvitav lelu, eks. See oli silikoonist nagu naise tiss. See stressib välja.
stressipall ja, aga see oli niisugune ilus, noh, kena, naise rind on, jumal, see on püha, see on üks pühamaid kehaosasi üleüldse, eks sealt me saame ju toidus, et halleluuja, eks ju tead, noh, halleluuja. Ma ei tea muidugi, milleks meil need dissid on, aga noh, see on teine teema. Ja ego, kui see silikoonist stressipall, eks ju, nii tore on taga mängida ju. Nii tore, selles mõttes on eriti, kui ta on naise rind, eks. Ja kas tema kapatsiteet väheneb? Või kui sa teda muljud, eks? Ta ei muutu selles täpselt sama on ego. See on suurim illusioon. Ja vaat see on see minu jumala kesksus. Mul pole õrna aimu. Ma arvan, et ma olen kindlasti pool tibilik, eks. No ma arvan täiesti, mul on madal enesehinnang. Aga mul tuleb selles seriaalis kuni lõpuni välja olla. Seriaal tähendab seda, et nendes osades, milles sina osaled, milles on sul roll, eks. Ja mul tuleb, eks, kus ma tahan või ei taha, mul tuleb täpselt kuni selle kohani, kus on Kanies film, eks, Söhende ja tost läheb välja. Siin tekkis küsimus, et kas saab olla siis madal enesehinnang ja kõrge ego samal ajal või? Absoluutselt. Kuidas see toimib? Oi, absoluutselt. See on, no ütleme, see on nagu läheb kliinilise psüühika ja nende patoloogia nendesse valdkondadesse, et proovime sellest hoiduda ja las need, kes sellest ei ole kompetentsed, las nemad arendavad seda, et kliiniline psühholoogia, eks. Suure egoga ja madala enesehinnanguga inimesed need on kaks vastandlikku jõudu. Kaks vastandlikku jõudu, mis lõpptulemusena väärastavad inimese tervikuna. See on, ma ei tea, nagu karmarida, eks. Ego, väga palju tihti lastakse ego luustuda, ehk kivistuda ja neid on vasakul paremal pool. Mina jumala armustaks, mu ego on plastiline ja ma olen teadvel, ma uurin teda ja tegevkunstnikuna olen olnud ikkagi terve elu teadlikult maalikunstnik ja ilma egota ma ei ole võimeline seda tegema. Kõik kunstnikud on suure ego, kõik looja natuurid, eks, looja, kes tegelevad vaba loovusega, need on kõik suure ego, eks. Aga madal enesehinnang on ääretult kasulik. Mul on sellest ääretult palju abi olnud ja mul on ka täna madal enesehinnang. Sellest on kasu, sest no nüüd jõudsime niisuguse kohta nagu narratiiv kuradist, lugu saatanast. Mis oli tema tekkimise, olemise pilti aluseks ja eelduseks. No ma annan sulle kaardi ette, see oli väga keeruliselt küsitud, et mis on saatana olemus? No minu arusaamist on justkui nagu saatan mateeria issand, mitte siis nagu mitte mateeria issand. Tema on see, kes valitseb seda mingi iha, ahnust. Hakkas tulema? Noh, eks seal on mingi võib-olla tähendab, kõik need asjad, mis talle on inkrimineeritud sellele, see on vaimsus, see on osa jumalast juhuslikult. Halloo, kurat on osa loojast, jumalast ja täiesti arvestatav osa. Ma ütleks, et peaaegu 49,99% on olemise jõust on saatanlik. 49,999. Nii palju see määrab valguse ja pimeduse, kurjuse ja helguse, armastuse ja kõige selle nii-öelda börsiseisu, eks.
kui see nüüd peaks tasakaalustuma, siis on šopa, eks ju. Siis tõesti palju õnne, saame tuumasõja, eks ju. Yes, eks ju. Saame, eks ju. Meil on igal ühel kanda oma osa. Kas ma olen valguse poolel või ma olen pimeduse poolel. Võib-olla just sina, kes sa kuulad seda mõtet praegu. Ja kujutad ette, sinu käes on tegelikult maailma saatus. Ja sa keskened endasse. Ja ütled, oo jumal, ma tahan olla valguse poolel. Ma ei taha enam siin fucking pimeduse poolel olla. Ja sina päästad maailma. Mitte meie 2 draakonid siristame. Mina, sina, Rauno, vaid sina, kes sa jälgid seda. See on jumalik internet. Ja seal on täpselt kuskilt kohast, ma ei valda seda terminoloogiat, selles on Rauno tugev, eks ju, kõik interneti neid ingliskeelseid neid termineid, aga ma saan tast tervikuna aru, mis asi on net, eks ju. Ja net on nagu pisikene väikevat näend, niisuguses väikses klaasis olev, eks ju, vedelik suhtes selle lõpmatu veevooluga, me oleme Pirita jõe kaldal muideks. Ja see jõgi on siin väga pikalt voolanud ja tõenäoliselt voolab ka pärast meid, eks. Internet on siin klaasis, aga see jõevool on Jumal ehk tema net. Korra lähen lihtsalt kontrollin. Mul tegelikult on üks teema veel, mida ma tahaks arutada lihtsalt, aga sul oli praegu endal mingi mõte, räägi see. Täpselt nii, nagu sina kohe laha välja tulen, me oleme tandem, eks. Vaata, kallis sõber. Elu on siuke kummaline štuka, mida paremini ei oska kujustada kui ühe suhteliselt tuntud mõistukõnega. Ja mul on see päris kallis. Ja kokku pakitult kõlab see niimoodi. On väärikas, austatud preester kuskil külas. Kogukond austab teda väga. Vana mees juba. Kuni ühel päeval midagi juhtub. Ja kohalikus lehes ilmub artikkel selle preestri kohta ja seal on ausalt öeldes midagi väga kohutavat. See on väga õudne info selle vana preestri kohta, keda on kogukond alati austanud ja kõrgelt hinnanud. Preester sulgub oma elamisse, aga see nähtamatu net, seal liigub informatsioon väga kiiresti. Ja nüüd selle vana preestri juurde pääseb üks ajakirjanik. Esitab talle niisugused järgmised küsimused. Et me teame, et te olete väga tunnustatud ja kõrgelt hinnatud preester oma kogukonnas. Aga kas te räägiksite nüüd seda, mis teiega siis nüüd juhtus? Ja kõik sellega kaasnenud, mida ju nagu kõik teavad. Ja preestri vastus oli üpris lakooniline. Ta ütles, vaata, sõber, teema on järgmine. Kui see, mida minu kohta räägitakse, on tõde, siis ma ei näe vähimatki äriideed selle peale erutuda, sest see on ju tõde. Juhul, kui see, mida minu kohta lõksutatakse ja mida nagu kõik teavad, on vale, siis ma ei näe vähimatki ideed selles osas ennast kaitsta, sest see on ju vale. Kogu lugu. Iseenesest päris hea filosoofia. Ja sellest on abi, aga midagi ei ole teha. Me oleme oma emotsioonide orjad, me oleme oma uskmatuse orjad, me orjame tohutut hulga kõiki meeli ja kogu seda info välja, mis on meile oluline, milles me kulgeme ja kahtlematult igasugused niisugused muutused, mis võivad tabada meid, teeksid nagu haiget. Millele või kellele see teeb haiget?
ja vot nüüd ongi see teeb meie egole haiget, aga mitte teadvusele, mis teab, kas ma olen seda teinud või ma ei ole seda teinud. Ja see ongi nüüd tõe hetk. Ei teagi, kuidas siit teemast sinna minna üle, mis ma mõtlesin. aga ja lähedki niimoodi nagu draakon teeb, nagu Bruce Lee hüppe pealt, eks ju, teeb tagasi pöörde, kohe teine teema. Me rääkisime vaata nendest zodiaakidest ja nendest asjadest, aga meil on 365 päeva aastas, on ju. Ja meil on 12 kuud, on ju. Kokkuleppeliselt, võtta, on ju. See ongi see teema, mis ma rääkida tahan. Et meil on kuu ja meil on päike, on ju. Kokkuleppeliselt. No, niimoodi me näeme justkui. Ja iga kord on siis see, et kuu algab nii-öelda siis sellest sirbist, on ju, täiskuu ja lõpeb siis jälle sirbist, on ju. Ja see on 28 päeva. Ja kui me võtame niimoodi, et meil on 365 päeva aastas ja me jagame kõik 28, kes me saaksime 13, täpselt 13 kuud, vaata. Juhin tähelepanu väga lihtsale asjale, eks. Ja eelkõige muidugi meie kallid naised, mis on 28 päeva. Sa tead seda väga hästi, naisterahvas. Meie mehed teame seda, noh, kes on juba naisemehed, eks need teavad küll, eks. Juba kognitiivselt, eks, empiiriliselt. Nii et, ja siit tulebki välja, et kes inimene on, minu veendunud, täiesti veendunud ja pöördumatu usu kaudu, me oleme looming, me oleme loodud, Jumal on loodud, osa loodusest. Disain, kõik sellega kaasnev on tema poolt sisse kirjutatud, see on autori õigus. Sõbrast, see on autori õigus, Jumal ei tee vigu, eks. No tõesti, loomulikult tervitame homoseksuaalseid ligikaaslasi, ei tea, mis kapriis see on, eks, või mingisugune looduslik defekt, me ei tea seda, eks. Nad on alati olnud, on ja jäävad, eks. Ja mitte midagi ei ole katki, tervitan ka ütlesi oma homoseksuaalseid tuttavaid, keda mul siiski on rikkalikult. Ja nad on täiesti tavalised inimesed. Aga teie, kes te üritate seda jumalikku disaini tehislikult ja kunstlikult muuta, eks ju, kõigu selle kuradi oma LGBT ideoloogiaga, eks ju. Te maksate selle eest ja te maksate väga kallist hinda. Et selles mõttes jumalik algdisain ja ma annan andeks, jätku nüüd mõtet. Kuufaasidest. See nagu läheb ka sinna sisse selles suhtes, et meil oli naturaalselt loodusega rütm olemas justkui, aga nüüd tänapäeval meil on seda rütmi nagu igalt poolt hakitud ja surutud justkui teise rütmi sisse, vaata. Nagu, me ei tea täpselt, mis pointi ma nagu tahtsin siin tuua, võib-olla tahtsingi lihtsalt sellest rääkida natuke lähemalt. No kõik on lappama läinud, ühesõnaga kõik igasugused uudsed ideoloogiad, mida muidugi teadus alati kinnitab. Teadus kinnitab alati kõike satanistlikke asja, eks. Kõiki, viimseni, eks. Ja samas kõik, mida teadus maale toob nii-öelda, jah, me saame seda kasutada, neid asju on piisavalt palju, viimase üürikese aja jooksul, sest kiirused suurenevad, eks. Jumal annab meile elektri, ta annab meile kasutada kõiksuse olemise, kõike koos hoidvat asja, mille nimi on energia, eks. Ta annab oma lastele, keda ta loob oma disaini järgi, ta annab kasutada, okei, lapsed, et teil kergem elu oleks, natukene, ma teen teile toreda kingituse, ma annan teile elektri, eks. See muudab, eks. Noh, jälle Jumal oma armastuses, vaatas, no kaua te ikka nende veoloomade najal, eks, kulgete. Ja kingib 120 aastat tagasi ise liikuva vankri. Nagu see ei ole ilus, nagu otse kui jõulukingitus. Otse kui väike poiss, oi, kas jõuluvana võiks mulle tuua ise liikuva vankri? Inimkond saab selle.
Tänaseks on terve planeet on autoseeritud, eks. No väga tore on ju loomulikult, eks. Auto on suurim kingitus, eks. Rohkem ma ei hakka neid tooma, neid on piisavalt palju ja siit edasi juba net, eks ju, AI ja kõik need asjad, need on kingitused. Aga kuidas me kasutame neid? Vaat see ongi nüüd see kvintessents, asja õiguslikult, kvintessents ehk tuum. Kuidas? No ma jätsin väga suure võimsa asja, siiski pöörame veel nii palju tagasi, et ainult tühine 80 aastat tagasi saadakse tuumasüntees, see valem saadakse. Sellest kõige tuumaenergiast on tohutult palju kasu, seepärast, et see ei ole siit saadik lasknud 3. maailmasõjal vallanduda. Tasakaal tuumariikide vahel hoitakse. Nii et see on otse kui rahusõnum on tuumapomm tegelikult. Otse kui rahusõnum. 80 aastat on see toiminud. Need on kingitused, jumala kingitused. Ja kuidas me neid kasutame, see on juba omaette teema. Kuidas neid kasutatakse? See umbes läheb sinna samma paati, et meil tänapäeval räägitakse sellest taimedest ja holistilisest ravimist kui alternatiivravimist, aga tegelikult see on originaalravim. Absoluutselt. Et need, mis on mingi nafta põhjal tehtud tabletid ja kõik see on see alternatiiv tegelikult. Ja igale ühele oma sobiv kõik see holistika ja kõik sellega seondub. Ja kindlasti, kes viitsib meid praegu jälgida, kes on meiega ühes vaimus tegelikult nii-öelda kindlasti mõtleb, kuidas kutid ja ise, no kuidas kansaga ikka teema on, eks ju. Mina ütlen omalt poolt, minul ei sobi kanep, eks ju. Või küll ma olen üritanud, eks ju, ikkagi tahaks ka nagu olla nagu ikka inimestega nagu ühel lainel, eks ju. Mul ei sobi kansa, eks ju, mul hakkab hästi halb, eks ju. Mitukond aastat proovisin, eks ju, ja lõpus olen käega löönud juba, no ma ei tea, pealt 10 aastat. Üks kõhv ja mu keha ei võta seda vastu. Veresoon, vereloome, vaim, keha, eeter, keha, ükskõik mida seda nimetada, no ta ei võta vastu, eks. Mul läks hästi viin alla ja hästi ja siis kansa ei sobi, eks. Kuidas sinule kansaga on? No ma olin 10 aastat suitsetasin. Ja mõjus hästi? Avas, eks ju? Ma arvan, et sealt tegelikult mingil määral sai minu mingi ärkamisteekond küll alguse, ma nagu hakkasin sügavamalt mingi mõtlema asjadele, aga siis see muutus nagu sõltuvuseks nagu selles mõttes, et ma hakkasin endale maha müüma mõtet, et see aitab mul mingi olla loovam, see mingisugune peale rasket tööpäeva on hea väike kõist teha ja süksed, et aga justkui, et kui ma peaks valima alkoholi või kanepi vahel, siis ma ikkagi valiks kanepi, sellepärast, et alkohol on reaalne mürk võrreldes kanepiga, et kui palju inimesi on alkoholi surnud versus kanepisse. Ja no siis sealt tulevadki need mõttetud õigustused, et ma jõudsin lõpuks seinani, kus ma sain aru, et kanep on minu jaoks tegelikult teinud selle töö ära ja nüüd ma pean ta maha. Yes! See on sellised kuldsed sõnad, eks ju. Ja sa oled õnnistatud mees, eks ju. Jumala õnnistus on sinu üle, eks ju. Sulle antakse käia läbi neid erinevaid etappe, ja jälle tuleb risttee ette, kus vaatad, nii vasak parem, otse või tagasi. No see on ristteel meil see võimalus. Ja sa oled valinud õigeid pooli. Lähed, step. Ma ei tea, mis sest 10 aasta pärast saab, eks. Kus me üldse 10 aasta pärast me oleme siin veel kehas, eks. Pole õrna aimu. Aga jumala õnnistus on su peal. Nii lihtne see ongi. Ju see karma lubab sul või... Karma on ka täna, seda ei puudutanud. Jätame järgmiseks saateks, eks ju. Karma on päris, see on ülivõimas teema. Ja nii, ja 10 aastat, eks ju, mõnusalt avasid enda teadvusruumi, tunnetusruumi, ja siis vaat see koht, eks ju, öeldakse, kuskil siin kohas, eks ju. Ma ei tea, mis elund siin on, eks ju. See andis märku, et ma olen fucking sõltuvuses. Et ma tegelikult juba kujundan oma seda tervet päevarütmi, eks ju, et millal saaks, eks ju, saaks popsu teha teada.
ja lõpptulemus väga paljud jõuavadki niimoodi, nad teevad ainult popsu ja siis popsu kõrvalt, eks siis kuidagi viisi käsi kaudu võib-olla ajavad ka mõne asja. No näiteks püksid maa, kui nad peldikusse lähevad, eks. Siuke, jah, Sul oli õnne. Funktsionaalne suitsetaja olin küll, nagu asjad siin tehtud, aga ma saan praegu palju rohkem tehtud ikkagi, et ma tean, et see hoidis mind udu sees, vaata. Et pidevalt oled ikka mingi udu sees. Ja mis ma olen veel kuulnud, et kanep mingil määral on nagu naise asendaja, et see on nagu femiinne energia, et siis... Väga huvitav. Mina kuulen esimest korda, laienda seda teemat. See on nagu mingil määral see, et sa oled rahul sellega, et sul on igav. Muidu sa teed asju, oled chillid, vaata, ja sul hakkab igav. Femiinne energia, ta tõstab nagu seda nivood. Femiinse, ehk naisalge, sest tõesti, kes popsu teevad, kõik ju teavad seda, et popsutajad ei ole kunagi vägivaldsed. Mitte kunagi. See, kes oli võib-olla ennem vägivaldne, tegi piipu, eks ju, ja see niimoodi nagu aeg luub ja kuule. Tõmbab aeglaseks ja siukseks chilliks. Kuule, kallis, sõber, ma ikka armastan. Nii aga et femiinne, täpselt nagu ei oskagi väga sügavale sinna minna, ma lihtsalt kuulnud seda, vaata. Et ta nagu, mingi idee on see, et kui sa oled chillid niisama ja sul hakkab igav, siis sa hakkad tegutsema, aga kui sul on igav ja sa teed popsu, siis sul enam ei ole igav, siis sa oled rahul sellega, et sul on igav nagu. Ehk siis sa oled rahul selles momendis, et sa nagu ei arene, et see ei tee mitte midagi. Sõbrad, siin kohal profeteering. Kuna meil on draakonite saade, eks draakonid on ka muide enamalt on, mitte kõik draakonid ei ole profetid, vaid kõik profetid on draakonid. Ja profeteering, et see, mis on Kesk-Läänes USA-s aset leidis juba, ma ei tea, varsti 10 aastat, eks kanepi legaliseerimine, et see on kohe käeulatuses. Sellepärast, et teadlik meie kasti ajamine, eks ju, ja kasti, mitte selles mõttes, mitte siia kasti, mis maa alla pannakse. No sinna me jääme nagu nii, eks ju. Ühiskonnad tervikuna marineerimine, manipuleerimine ehk kasti toppimine, eks. Selle kõrval tuleb anda ka nii-öelda sellele massirahvale tuleb nagu peenraha anda. Kanep legaliseeritakse üpris pea Euroopa Liidus. Sest meil ei käi kunagi riike pidi, meil on nii nagu need satanistid Brüsselis otsustab. Sellepärast, et kõik LGBT toetab ainult seda, kõik, ja ma ei tea, kuidas täna seadusandlus on, no tänapäeval vist ikka mingisugune plotski eest, eks ma ei tea, saad kõredi mingi krimm asja või ma ei tea täpselt, no pole selle maailma inimene. Mingi plotski kuskil. Jaa, et müümise eest paned... Aga tarbimise eest? Tarbimise eest vist oli 7 grammi või? Ja, sest ma ei tea... Nüüd on 7, oli 4 vist. Mina ei tea, minu arust oli 4 mingi paar aastat. Sest ma liigun, eks oma rolluga ringi, eks, ja naudin seda oma 3-rattalist rollerit, elektrirollerit ja liigun ringi, ma tunnen hästi palju kanepi lõhna. Tallinn on täis kanepi lõhna. Absoluutselt. Ja paljud ei erista seda. Aga minul ta assoseerub Hispaaniaga, kus kanep on enam-vähem selle vaadatakse läbi sõrmede, eks. Ta kasvab seal. Ja see on ka Euroopa Liit, eks. Ja sealt, see on ju ikkagi sealt enam jaolt siin EU-s sees, see ju lähtub Hispaaniast tuleb, eks. See transiit käib ju igale poole mujale laiali. Ja Hispaania muidugi on täieg ja kanepi lõhnaline. Ja nüüd Tallinnast liikudes. Ja siis taipasin ära, et see ei ole mitte tubaka lõhn, vaid välikohvikud, värgid, kus iganes, eks. Kansa aroom on üle ja nüüd ongi. Nüüd peaks olema nagu see koht, kus me peaksime siis nagu hinnagu andma. Ja sorry, me ju tegelikult andsimegi hinnangu. Ma andsin hinnangu. Sina ütlesid, mul oli seinad ees persse, eks. Viimane plotski ja kõik. Ja mul
ma väga tahtsin kanepi suitsetada, et olla ka nagu solidaarne, eks, ikkagi kogukonnaga, eks. No ei saa, eks, ühe kõhvi pealt enam vähem, ma olen koomas. Mul on selline vastanäidustus. Ja üks kõhv ja kõik, oksel loigus, maali maas ja mitmed tunnid järjest. No mulle oli nii kinni pandud. Aga kas me oleme kanepi poolt või vastu? Ma ei tea, ma olen neutraalne selles osas. Me oleme draakonid. Peale tule me puhume ka suitsu välja, eks. Kus tuld, seal ka suitsu. Nii et... Ma arvan, et see võiks olla selles suhtes legaalne, kui alkohol on legaalne, vaata. Sest sul on nagu ikkagi vähemalt variant valida midagi, mis ei tee su kehale nii suurt halva. Jällegi kanepi taimi saab kasutada muude tarbedel, nagu mingi materjalid ja riided ja mingid siuksed asjad. Neid tehakse ka minu arust, mingi harilikust kanepist. Aga suuremas mastaabis tegelikult. Aga üldiselt, mis vahet seal on, eks ju, kas on ta legaalne, on ta illegaalne, eks ju, kas ta on alustatud, ta on heaks kiidetud, eks ju. Tegelikult läheb läbi kogu sellise niisuguse raster on selle nimi, vist, kuidas see teistmoodi kõlab. Terve olemise kõik käsuseadused, koodeksid, juriidika, kõik. See on nagu otse kui raster. Selle kaudu liigub elu. Ja... Kanep on ka jumala loodud. No absoluutselt. Pandud siia maa peale, et no tavai lapsed suitsetage. Ja kõik inimlikud kehtestatud printsiibid ja reeglid sellest läheb läbi elu otse kui jõgi. Et ega me ei ole lihtsalt sellepärast siin, et see on jõgi ja ilus ja väga seksikas, eks. Ei, me oleme sellepärast, siin on pidev vool. Ja ta läbib, siin on see jõe müsteerium, eks. See vaikne vool viib endaga palju kaasa infot, aga ta läbib need kõik jõesängis olevad, mis seal iganes on, eks ju, mingid rondid, värgid, kivid, eks ju, aga vool läheb sellest kõigest läbi. Sama on elu läbib selle võrgu, kogu seadusandluse ja inimeste poolt kokkuleppelise olemise seadusandluse. Mis on inimesed siis... Keegi ei ole alla kirjutanud sellele Moosese 10 käsule, eks. Aga muideks ka Nõukogude Liidus, kommunismi ehitaja moraali koodeks oli maha kirjutatud Moosese käsu laudadelt. Enam-vähem üks ühele, lisandus veel muid asju. Ja kõik koodeksid, seadusandlused, see kõik on üks võrk. Ja sellest on, kahtlematult on kasu. No ma arvan, et nii on Jumala tahe. Et sellest on kasu. Sest vabalt kasvav, arenev meie ümber elukeskkond, mille nimi on loodus. No kui me vaatame siin, millised imelised taimed, eks. Iga üks ajab siin nagu oma asja, eks ju. Ja Jumal annab selle elu energia ja soovi ja see liigi rikkus ja kõik. No siin ei ole ju aednik, ei käi üle, eks. Tuleb aednik, siis, aednik tuleb seadustega, printsiipidega, need lõikame ära, kastreerime, siit lõikame, eks ju, need muudame ümber, ristame, eks ju, põhiliselt ristamine, niisugused vanad kavalad aednikud, teeme õunapuu ja pirnipuu, ristame oksad, eks ju, lõpptulemus on, et saamegi niisuguse mingisuguse poolhetero, kuradi. Hetero-pirni poolest saadik. LGBT pirni. LGBT pirn. Ja nii, et seadusandlust, et kriminaalses maailmas, ja see kõlab hästi vene keeles, eks ju. See kõlab nii, et хочу туда, где нет закона. Ma soovin sinna, kus pole seadusi. See on niisugune suhteliselt primitiivne kriminaalse mõtlemise tees. Ma soovin sinna, kus pole seadust.
no seal tsoonis, kuhu siis nüüd kriminaalselt mõtlev inimene, noh, keskmiselt noor, lihane mees, ma soovin sinna, kus pole seadust, eks ju. Ta ei tea, mida ta soovib, sest sinna, kuhu ta satub, ka seal on omad seadused. Ka teispool müüri, kust meie tulime või kuhu kadusid draakonid, ka seal on omad seadused. Et seadus on jumalik. Aga ma arvan, et meil tuleb siin kindlasti teine osa otsa teha. Mitte nüüd täna, aga ma mõtlen üleüldiselt, et on sul äkki mingisugune lõppsõna või oligi see hea siukene? Ma arvan seda, et ma olen niigi siin siristanud ülemäära, et kindlasti me teeme sinuga sellepärast, et lõppsõnaks oleks võib-olla see, kus 2 ehk 3 inimest on maa peal ühel nõul minu nimel ja seal olen mina nendega. Amen. Aamen. Ja teie, kes te siin praegu vaatasite lõpuni, pange kommentaariumisse, millised teemad teile just kõige rohkem haakusid, millistest teemadest te sooviksite, et meie ehk järgmine kord ka räägiksime, mis meie arvame nendest. Ja nii ongi. Davai. Ciao.